Kui 3 on suurem 1, siis Kraps ütleb õige. 3 on suurem 1 ja Kraps ütleb ka õige. Siin nüüd 1 kontrollitakse, kas 1 on suurem 3, see on vale. Ja täidetakse muidu all olev käsk, Kraps ütleb vale. Katsetame ka ja käsku. Ja puhul saab kasutada mitut tingimust. Kui 3 on suurem 1, see on tõene ja 4 on suurem 3, see on ka tõene, siis Kraps ütleb õige. Kontrollime. Kraps ütles õige. Ja puhul peavad olema mõlemad tingimused täidetud, et Kraps ütleks õige. Teeme nüüd nii, et üks tingimus pole täidetud. Kui 3 on suurem 1, see on õige ja 4 on suurem 7, see ei ole õige. Klõpsame siia ja Kraps ütleb vale, et see on vale. Ja puhul peavad siis olema mõlemad tingimused täidetud. Aga katsetame või-käsku. Kui 3 on suurem 1 või 4 on suurem 7. Ja Kraps ütleb õige, et või puhul võib täidetud olla siis üks või teine tingimus. Aga võivad ka mõlemad täidetud olla. Nii, ja muudame nüüd selliseks tagasi. Kui 3 on suurem 1, see on õige, siis Kraps ütleb õige. Aga katsetame mitte käsku. Kui 3 on suurem 1, see oli õige. Ja Kraps ütles õige, siis mitte 3 on suurem 1, teeb selle vääraks. Ja sellisel juhul täidetakse muidu käsk. Kraps ütleb vale. Katsetame veel. Kui 1 on suurem 3, on väär ja Kraps ütleb vale, siis mitte 1 on suurem 3 on tõene ja Kraps ütleb õige. Nüüd läks keeruliseks, jah?